peatükki, ainult üks peatükk ongi, ja teise salmi. 3. Johannese teine salm siis. Nüüd siin öeldakse meile ka, et see ei ole lihtsalt üks kirja sissejuhatus, vaid see on üks oluline Jumala tahte väljendus meie suhtes. Ta ütleb, armas soovin sulle, või nagu mitmed tõlkid siis ütlevad, üks tõlge ütleb, tähendab, et ma palun su eest, või üks ütleb ka, et ma palun just ka üle kõige soovin. Et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd ta seostab meie tervise, meie hinge olukorraga. Või nagu üks tõlge ütleb ka, hing on jõukas. Me küll eesti keeles ei ütle niimoodi, aga see räägib sellest, et nagu öeldakse, hingega on kõik hästi nii-öelda. Ja sinu tervis on seotud sellega otseselt, mis on toimumas sinu, millest siis hing räägib siis ka sinu mõtetest. Vahetevahel inimesed ka, saame aru, vahest inimesed poogivad sisse ka kristlusesse psühholoogiat. Ja kogu need kirjakohad, kui sa nendesse ei süvene, siis vahetevahel justkui nagu annaks põhjust selleks ka. Mõned ütlevad seda, et vaata selle inimese elus on olnud igasuguseid negatiivseid kogemusi. Ja tal on halbu ja negatiivseid mälestusi oma elust. Et kui ta laps oli, siis talle öeldi seda ja temaga käituti koolis halvasti ja tal on nüüd hingehaavad ja mis iganes. Nüüd, kas need on reaalsed asjad? On küll reaalsed asjad. Me ei saa öelda seda, et seda pole olnud. See on jätnud mingisuguse emotsionaalse jälje selle inimese mõtlemisse. Nüüd, kui me räägime mõtted, on siis mälestused, emotsioonid ja ka tunded, siis mida Jumala sõna ütleb? Meie saame valida, mida me mõtleme. Nüüd, Paulus kasutab ühte väga julget väljendit, teades, kui me mõtleme edasi, tema, nagu öeldakse, piibel kirjeldab ka tema nii-öelda, kuidas nimetame, minevikku. Me kõik ei tea kogu tema elust, aga me näeme mitmeid väga, väga halbu või negatiivseid seikasid tema elust, kus ta enne, kui ta sai kristlaseks ja päästetud, ta oli isiklikult kohal, et korraldada kristlaste tapmist ja surmamist, ehk siis kividega surnuks viskamist. Ja ta oli maruvihane ja nägi oma olulist rolli selles, et nii-öelda kristlasi taga kiusata. Ja nüüd, kas sellised asjad, sellised kogemused, sellised asjad, mis sa oled teinud ja isiklikult selle asja juures olnud, jätavad sulle, nagu öeldakse, jälje. Ja kui sa saad ise kristlaseks ja päästetud ja saad aru, kuivõrd vale see oli, mis sa tegid. Kas sul on mälestused, kas sul on need asjad olemas? Kas Paulus võis tunda ennast emotsionaalselt halvasti selle juures? Kindlasti võis tunda. Nüüd sellepärast ta ütleb Filiplastele kirjas ühe huvitava fraasi, et ma ütlen, ma unustan ära selle, mis on taga ja sirutun ettepoole seatud võiduhinna poole Kristus Jeesusel. Nüüd, mis tähendab, ma unustan ära? Nüüd, kuidas me unustame asju? Siin on natukene üks väga lihtne analüüs. Nüüd, paljud inimesed, me oleme kindlasti kokku puutunud. Vahest sulle, mul ka naine vahest ütleb, et mine poodi ja too poest see asi. Ja kui ma ütlen vahest, kui see nimekiri läheb üle 3, kirjutame ülesse. Millest see põhjus on? See ongi sama, et kui sul on liiga palju asju vaja meeles pidada, siis nad kõik ei pruugi meelde jätta. Ehk siis su aju on niimoodi ka loodud osalt, et nagu sul on võimalik küll treenida seda, see ka, aga sama aru üldprintsiibina, kui sul on liiga palju asju mõtetes käimas, siis sa oled kohas, kus sageli sa võid asju unustada, mis on ka olulised. Ja sageli inimesed, mõni ütleme, nimetame, et ta pea on laiali midagi taolist. See tegelikult tähendabki seda, et tal on väga palju asju, mis ta peab meeles pidama, millega ta tegelema ja siis ta unustab mingisugused asjad ära, mis oleks küll vaja teha või mis oleks olulised. Ja mis see ongi tegelikult, ehk siis tema mõtetes on mingid asjad jooksmas. Nüüd Paulus ütles, et tema unustab ka midagi ära. Järelikult, kui sa täidad oma mõtted positiivsete, ehk siis Jumala sõna asjadega, siis sa ka unustad need negatiivsed asjad ära. Ehk siis seesama, mis on see võti, kuidas tulla nendest niinimetud hingehaavadest ja haiget saamistest ja negatiivsetest kogemustest ja milles asjadest välja, on see, et sul on vaja, nagu öeldakse, panna oma meeltesse ühed õiged asjad asemele. Ja need teised, nagu öeldakse, välja tõsta, mis kombel, tegelikult see ongi sama viis, kuidas sa unustad. Kui sul on niivõrd palju Jumala sõna ja Jumala suurusest ja Jumala vägevusest ja Jumala armastusest ja Jumala sõnast nii palju erinevaid printsiipe ja asju sinu meeltes, siis sa ühel hetkel avastad, et seda asja ei olegi enam, sest et see on unustatud.
Sest et nüüd mõni ütleb, et no aga palvetame tõesti, et Jumal teeb tema hinge ja haavad terveks ja ta saab vabaks nendest hingevaludest ja hingehaavadest. Nüüd alati, kui me midagi tahame praktiseerida, keegi ütleb, kõlab ju väga vaimulikult ja vägagi loogiliselt, et võiks ju paluda sükse asja eest ja see on nagu, ta on haiget sama. Meil on vaja piibellikku eeskuju. Me ei tohi paluda millegi eest lihtsalt mingi asja pärast, et keegi ütles, et oleks huvitav või tore teha. Meil on vaja piibellikku eeskuju, meil on vaja mingit alust, sest et piibel ütleb ka, kui kõik, mida te palute, anute usku, keda sa saate ja seda teises kohas ta ütleb, et ka kui te palute midagi Jumala siis tahte kohaselt, siis ta kuuleb teid. Kust me saame teada, mis on Jumala tahe? Tema sõnast. Järelikult meil on vaja piibellikku eeskuju. Ja nüüd, kui sa võib-olla ise ei ole uurinud, aga hämmastuseks sulle mitte kuskil me piiblis ei leia, et palutakse kellegi inimese hingehaavade tervenemise pärast. Nüüd, kas Jumal tahab seda probleemi lahendada? Kas see on reaalne probleem inimestel? On küll reaalne probleem, aga ta ei anna meile, nagu öeldakse, võimalus selle asja eest paluda. Nüüd, miks pärast? Sellepärast, et need on mõtted, need on mälestused ja sinu mõtted on sinu meelevallas. Kui Paulus ütles, ma unustan ära, ehk siis mina saan need välja tõsta ja panna sinna midagi muud asemele. Ja see ongi see, mis on vaja arusaamist inimestele, ongi see, et me ei saa seda ära paluda. Sest et samamoodi, kui me räägime ka sinu mõtetest, siis ma võin sulle käed peale panna ja paluda, et sinul tuleksid head mõtted ja sul tuleksid õndsad mõtted ja armsad mõtted ja rahumõtted. Ja tegelikult sellest ei ole midagi kasu, sina pead ise neid mõtlema. Mina ei saa sulle neid paluda. Samamoodi ka Jumal ei sunni sind mõtlema rahumõtteid, häid mõtteid, mis iganes õndsaid mõtteid, kui tahad nimetada. Ta ei pane sind tegema, mõtlema neid, sest et sul on vaba tahe ja kuna sinu hing ja sinu tahe on omavahel seotud, ja siis sina mõtled seda, mida sina tahad. Ja sellepärast ka, kui me räägime hingehaavadest, nii-öelda paranemisest või et inimesed saaksid oma hingeasjad korda, siis mismoodi on see lahendus? Tuleb panna Jumala sõnast õiged mõtted asemele ja see ongi see, mis põhjustab selle, kus sa lõpuks, kui seda on nii palju saanud, need lihtsalt ununevad ära. Need ununevad ära. Ja sa ühel päeval avastad, need asjad küll toimusid, aga mind ei puuduta. Ma nagu ei mäletakski. Need on nagu üks halb unenägu, mis on kuskilt kaugusesse läinud nii-öelda. Ja see ongi reaalsus. Faktid võivad sul isegi olla nii-öelda olemas, aga see emotsioon ei kanna enam sind, see asi ei tekita enam sinus ängistust, see ei tekita enam sellised, ja hästi inimesed just on nende samade emotsioonidega, aga mul tuleb see sama ängistus, see sama tunne ja kui keegi sellest räägib, siis ma kohe hakkan nutma ja nüüd see on meie kontrollida. Amen. Ja see ei ole tahte küsimus, mõned on tugeva tahtega inimesed ja mõned inimesed ei ole tugeva tahtega inimesed. Ei, see on see, et me võtame Jumala sõna ja see on see, mis teeb meid ka tugevaks ja stabiilseks. Aga me peame sellest aru saama, see mäng tegelikult nende samade hinge tervendamise ja sükeste teemade ümber, see on tegelikult üks ohtlik mäng. Sest kui inimesed hakkavad paluma kellegi inimese hinge tervenemise pärast, et need negatiivsed emotsioonid ja halvad kogemused emotsionaalselt võiksid talle ära kaduda, halvad mälestused võiksid ära kaduda, siis mida nad üritavad paluda? Tegelikult, et keegi kontrolliks nende mõtteid. Ja ainus, kes tahab kellegi mõtteid kontrollida, on kurat. Ja sellepärast on see ohtlik mäng ära lase enda eest sükseid asjade eest paluda ja sa ei vaja sellist palvet. Sinu hing ei vaja tervenemise eest palvet või sinu halvad mälestused ei vaja palvet ja sa ei pea minema oma lapsepõlve. Ma kellegi inimesega, kes oli sellesse õpetusse sisse tõmmatud, ma rääkisin, ta just rääkis, selleks, et sellest lahti saada nendest halbadest mälestust ja asjast, ma pidin oma 3-aastasesse perioodi tagasi minema ja kõik otsima välja, mis mul seal halvad asjad juhtusid ja neid rääkima ja tunnistama. Ma küsiksin alati, näita mulle piiblist, kus keegi sükest praktiseeris. Kuidas Paulus ütles Timotusele, et Timotus, kuule, me pole ammu vaadanud sinu hingehaavasid üle ja me ei ole koos palvetanud nende asjadest, et sind vabastada nende ja me peame ikka sulle veel käed peale panema ja ajama selle välja ja tolle välja ja mida iganes ja selle siduma. Ja piiblis on teatud asjad, millest meil tuleb paluda. Ja teatud kontekstis on vaja kurja vaimudega tegeleda. Ja saame aru ka teatud mõtted võivad olla, kui sidumised ja me võime paluda, see võib abi anda, aga iva on selles, et me peame teadma, meil on vaja see kontroll võtta selle asja üle. Vahest sa palud mõne inimese eest ja ta saab üks nagu tõuke Jumala vaimu poolt abiks, et ta saaks õigeid valikuid teha, aga nüüd ta peab aru saama, jäme ots on minu käes.
Mina mõtlen seda, mida mina tahan. Ja see kõlab mõne inimese jaoks väga halvasti, nagu, et see nagu kuidagi kõlab isekana. Vaatame korra Filiplastele kirja 4. peatükk 8. salm. Filiplastele 4:8. Nüüd, kui ta rääkinud muretsemisest, sest et me ei peaks muretsema mitte millegi pärast, ütleb ta 8. salmis niimoodi. Viimaks. See rääkub, see on midagi kokkuvõtlikult ja midagi väga olulist siin lõpus, eks ju. Vennad, kindlasti õed ka, eks ju. Kõik, mis on tõsine. Kas sa märkasid kõik, ehk siis seesama kogu see nimekiri haarab kõike seda, mis sinu mõtetes peaks ringi käima. Mis on siis tõsine? Mitmed tõlked kasutavad sõnaga tõde. Et see ei tähenda seda, et sa pead olnud niisuguse morni ja tõsise näoga ringi käima. Ta räägib eelkõige sellest, mis on tõde. Siis mis on aus, mis on õige, mis on kasin. Kasin räägib siis enesekontrollist. Mis on armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt või üks tõlge lisab juurde ka, milles on kiitust. Ja siis kiitus Jumalale kindlasti. Sellele mõelge. Nagu siis me võime lisada juurde, siis teie mõelge. Nüüd see on meie valiku küsimus. Järelikult siin on see omad printsiibid tegelikult, millele peaksid sinu mõtetes jooksvad asjad alistuma. See on see kogu see nimekiri ja sellega on seotud sinu, millest me alustasime, tervis. Sinu tervis. Nüüd vaatame korra õpetussõnade 23:6. See on küll niisugune kirjakoht, mis hea, et sealt saad üle lugeda, et olemas on, aga meie nüüd eestikeelne tõlge ei tõlgi seda kõige paremini. Ma pean kasutama ingliskeelset siis kohe. Ja see on 7. salm, siis ütleb niimoodi. Ma loen sulle ingliskeelse, see on King Jamesi tõlke kaudu tõlgitud siis. Nii nagu ta mõtleb oma südames, selline ta on. Meie eestikeelne toob siin nagu mingid teised nüansid siin välja. Ja ta räägib ühest inimesest. Ja siis mida ta ütleb, et söö ja joo, ütleb ta sulle, aga tema süda ei ole sinuga. Nüüd me näeme ühest inimesest, kes on tegelikult, kui see eespool räägib, ta räägib, ära söö siis kadela leiba ja ära ihalda tema maiust palu. Me räägime ühest inimesest, kellel on halvad ja negatiivsed hoiakud ja siis ta ütleb tema kohta, et nii nagu ta mõtleb oma südames, selline ta on. Nüüd paneme selle sama tervenemise konteksti. Kui sinu mõtetes on kogu aeg pilt sellest, ma olen kogu aeg haige või on mingi konkreetset laadi haigus ja võib-olla see on sinu elus päris pika perioodi olnud. Aga kui inimene mõtleb seda ja me kasutame ka väljendit, näeb ise ennast sellega või selles haiguses kogu aeg, siis see on see tegelikult, mis on tema elus. Mis ta peab muutma oma mõtlemise. Kui ma kasutan sõna näeb, siis tegelikult see ei üldse paha pilt või paha sõna selle koha peal, sest et ma arvan, et sa oled aru saanud sellest, et sinu sõnad loovad pilte sinu peas. Ja mitte ainult sinu peas, vaid tegelikult hiljem ka sinu elus. Noh, kõige lihtsam näide oleks selline, kui ma ütlen sulle lihtsalt koer. Nüüd väga võimalik, et iga ühe teie kujutelmas võis olla erinev koer. Üks võib-olla kujutas ette mingisugust suurt hundikoera, teine võib-olla sükest väikest, umbes roti suurust, sükest väikese karvaga. Nüüd koerased on igasugused olemas. Nüüd aga kui ma hakkan kirjeldama sulle detailsemalt, must, suur, lõrisev, karvane koer. Nüüd see pilt hakkab meil minema üsna sarnaseks, eks ju. Võib-olla kõik detailid ei ole veel välja toodud, aga ja mida ta tegelikult see sõnade rida, see lõi sinu mõtlemises pilte. Nüüd Jumala sõna on samamoodi loodud sinule antud, et sa võiksid sellega luua oma mõtlemises pilte ja selle läbi need pildid, mida sa lood, võiksid kujundada sind. Sest nii, nagu sa mõtled, selline sa oled. Minu oli Nancy Dufresne ühte tunnistust rääkinud
koguduses, nad käisid oma mehega mingeid aastaid tagasi ütlustamas, see on ikkagi päris mõningaid. Ja sellel üks noormees oli seal, kes oli tennise mängimisega tegelenud ja olnud nii-öelda nendel tennisemängu võistlustel ja päris aktiivselt sellega tegelenud. Ja ta pidi uuele hooajale minema ja siis tehti tal arstlikus komisjonis, lihtsalt vaadati, kuidas ta tervise olukord on ja ta avastas, et oli vähk. Ja see oli minust, kas oli see mingi luuvähk või mäletagi, mis midagi parasjagu kapitaalselt, mis küll otse kohe välja ei paistnud. Ja nüüd tol hetkel nad palusid ta Eesti ja ta haaras sellest ka usus kinni ja et see asi saaks lahenduda, aga ta kasutas ka meditsiinilist abi. Aga selle kõige juures, kui ta oli isegi haiglas seal voodis, siis ta lasi oma vanematel sinna just selles samasse voodi juurde, kuskile sinna seina peale, kus tal oli otse võimalik näha, panna endas elusuuruses pilt, kus ta oli tennist mängimas, jalgade peale tennist mängimas, iseendast. Ja see oli tema jaoks seesama visioon, et ta hoidis seda oma silmes, see, mis on su mõtetes, see sa oled. Ja ta ei lasknud, nagu öeldakse, nendel mõtetel, mida arstid ütlesid, et sa oled haige ja andsid talle tegelikult üsna vähe lootust isegi ellu jääda. Ta ei andnud nendele mõtetele lihtsalt maad ja toitis ennast ka Jumala sõnaga ja hoidis seda oma silme ees. Ja mis oli mingi umbes aasta pärast, Nancy Dufresne ka koos oma mehega sattus sinna samasse kogudusse jutustama uuesti ja nad küsisid selle kohta, selle noormehe kohta ja ta ütlesid just seda sama, et ta on terve ja ta oli sel päeval just oligi tegelikult tennist mängimas võistlustel. Ja nagu öeldakse, ta hoidis seda visiooni oma silme ees. Vahetevahel see võib olla pilt, muidugi see pilt peaks peegeldama seda, mida Jumala sõna ütleb, mitte lihtsalt ära võtta mingisugust pilti ja omale silme ette. Aga just see sama, et meil on vaja teada, sõnad loovad pilte. Ja tegelikult mitte ainult ei loo pilte, vaid need loovad lõpus ka reaalsusi. Nii nagu inimene mõtleb oma südames, selline ta on. Nii nagu sinu mõtted on, selline on sinu tervis. Kui sina mõtled enesest kui kogu aeg haigest ja vahetevahel meil võivad olla mõningad asjad, mis mõni ütleb, et see on mul lapsepõlvest kaasas või nagu taolist. Ja see võib olla reaalsus, see võib olla tõde füüsilises mõttes. Aga meil on vaja muuta Jumala sõnaga see pilt sellest. Ma ei kirjuta sellele alla lihtsalt. Ma otsustan uskuda seda, mida Jumala sõna ütleb minu kohta. Jumala sõna ütleb minu kohta, et ma olen terve, Jeesus on kandnud minu haiguse tõved ja sa loed neid sõnu ja mõtisled neid sõnu ja lased nendel sõnadel kujundada ühte teist pilti oma südamesse, oma mõtlemisse ja see muudab ka sinu füüsilise reaalsuse. Nüüd saame aru, see ei ole ainult sellel tasemel, et kui sinu mõtted nii-öelda teevad midagi sinu, et see ei ole mõttejõud, me ei räägi sellest. Me räägime sellest, et nagu oleks see Jumala sõna tegutseb selle kaudu, et me mõtlemine on muudetud ja usk saab üles õhutud ja Jumala vägi on see, mis teeb selle ime. See ei ole mõttejõud, mis toob selle ime. Et me ei tohi seda segamini ajada. See on väga oluliselt põhimõtteliselt kaks eri asja. Ja Piibel ei õpeta mingist mõttejõust, midagi sarnast. Amen, ma igaks juhuks toon selle vahele, sest vahest võib tekkida tunded või mõtteid nagu selle koha pealt, et kui sa rõhutad seda mõtlemise teemat nii palju, aga me peame teadma, mismoodi Jumala sõna seda õpetab. Nüüd lähme roomlastele 12.1. Ma manitsen teid nüüd vennad, kindlasti siis õed ka, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Nüüd, mulle meeldib selle kirjakoha puhul, teise salmi puhul lugeda ühte ingliskeelset tõlget, mille nimi on New Living Translation. See on siis uus elav tõlge, kui sa tahad otse seda tõlkida nime. Ja see tõlgib selle teise salmi sellisel kombel, kuula mind. Ta ütleb, et ärge kopeerige selle maailma käitumist ja kombeid, vaid laske Jumalal muuta end uueks inimeseks, muutes selle, kuidas te mõtlete. Nüüd, sellel maailmal on teatud käitumismallid ja teatud kombed.
mõningad neid asju, no me võiks rääkida siin üldse nii-öelda sellest sõnapruugist või kõnepruugist või sükestest asjadest, aga kui me räägime tervenemisega seoses, siis sellel maailmal on kombeks hädaldada ja viriseda ja rääkida sellest, kui jube on haigus ja kui õudne on haigus ja otsida Google'ist välja kõik sümptomid igale väiksele valukesele endale ja diagnoosida endale, ma ei tea, 100 haigust külge ja mida iganes ja rääkida oma naabritädiga või kellega iganes või tädi olema või naabri onu ka olla, kellega iganes harutada ja rääkida kõiksugu haigused ja asjad endale nii-öelda veel hullemaks ja mida iganes. Nüüd, see on sellel maailmale omane. Ja ka inimestel nii-öelda nad ootavad, nad räägivad haigustest, nad nii-öelda nii kui mingisugused sümptomid ilmuvad, siis nad kohe hakkavad neid asju korrutama. Nüüd see on selle maailma, mis asi? Käitumine ja kombed. Nüüd kombed võivad olla ka, ütleme, saad aru, mingisugused traditsioonid, aga just seesama käitumismallid või nagu meie see eesti keele tõlge ütles, ärge saage selle maailma sarnaseks, ta ütleb lihtsalt. Nüüd me näeme siin, sellel maailmal on mingisugused viisid, kuidas nad on. Ja tegelikult seesama mõte just on ka siin, et ärge siis kopeerige selle maailma käitumise kombed, laske Jumalal end uueks inimeseks teha siis, muutes selle, kuidas te mõtlete. Me näeme seda, et tegelikult meid üritatakse panna ühte vormi. Et kui sa oled, ma ei tea, jõuluajal võib-olla tehakse seda asja, võib-olla muudel aegadel ka, oli see sama piparkoogi tegemine, eks ju. Rullitakse see tainas siis laua peale siledaks ja parasjaga õhukeseks ära ja nüüd võetakse see vorm ja see vajutatakse sinna taina peale ja seal jääb see jälg ja see tegelikult see tainas nii-öelda vormub selle järgi. Ja ta annab sellele kuju. Muidu ta on lihtsalt üks sükene sirge värk ja nüüd ta on kas mis iganes mingi südamekene või midagi muud või mis iganes parasjagu meeldib või mingi loomakujuga. Nüüd ta annab sellele kuju. Nüüd meid üritatakse ka samamoodi vajutada sellesse vormi. See, et nagu öeldakse, sa näeksid ennast haigena, sa näeksid ennast viletsena, sa näeksid ennast läbikukkuja, sa näeksid ennast ebaõnnestuna, sa näeksid ennast hingehaavadega, sa näeksid ennast igasuguste imeasjadega ja mis iganes. Ja meid üritatakse sellesse vormida, sellesse pista sisse, sellesse vormi. See on tegelikult seesama mõte, mis selles sees ongi tegelikult. Seesama muutuge just. Ärge saage selle maailma sarnaseks, ärge laske ennast vormida selliseks. Nüüd vaata edasi, ma loen seda sama New Living Translationit veel. Vaid laske Jumalal end uueks inimeseks, muutes selle, kuidas te mõtlete. Nüüd peame meeles, ta ütleb seda siin kristlastele. Ja ütleb, et kristlased võivad ka muutuda. Nüüd, kui me saime päästetud, siis Piibel ütleb, et niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Nüüd sa sündisid uuesti. Mis asi sündis uuesti? Sinu vaim, sinu sisemine inimene sündis uuesti. Ja nüüd, kui sa said päästetud, sel hetkel tegelikult ei muutunud sinu füüsiline ihu kohe. Küll Jumalal tervenemine oli sul kätte saada, kui selleks vajadus oleks olnud. Aga see ei pruukinud kohe väliselt muuta. Kui sul olid juuksed pruunivärve, siis sel hetkel nad pärast seda päästepalvet arvatavasti olid ikka pruunivärve edasi, eks ju. Ma arvan, et kui sa kohe värvima ei hakanud või kes iganes, aga selles mõttes, et sel hetkel ei muutunud see välimus, eks ju. Nüüd samamoodi ka sinu hingega. Kui sul olid teatud mõttemallid, teatud arusaamad, asjad, mis sul olid nii-öelda mälestused, kogemused, arusaamad kaasas nii-öelda sinu varasemast elust, see kõik oli sinuga kupatusena kaasas. Nüüd Jumal tahab, et seda on vaja hakata muutma. Nüüd mille jaoks just? Muutes selle, kuidas sa mõtled ja see muudab sind kui inimest. Ja tegelikult, kui me räägime tervenemisest, see muudab ka sinu tervise. Sa muudad oma mõtlemise, paned Jumala sõna sinna sisse sellesse mõtlemisse ja see hakkab muutma ka sinu tervist otseselt. Amen. Ja siis ta ütleb siin seesama teine osa sellest salmist. Siis sa õpid tundma Jumala tahet sinu jaoks, mis on hea, meeldiv ja täiuslik. Ma lugesin siis seda New Living Translationit veel. Nii. Nüüd vaata veel 2 Korintlastele 10. Ja ma lähen 3. salmi.
Et Paulus tegeleb siin jällegi mõtlemisega. Ta ütleb, sest kuigi me käime lihas, see räägib siis sinu füüsilisest ihust, eks ju, et me elame selles füüsilises ihus, ei sõdi me mitte lihaviisi järgi. Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi. Nüüd, kui Jumala sõna kasutab meil siin selliseid väljendeid, siis loogiline on see, et millest ta räägib võrdpiltidena, eks ju. Sest et sul ei ole nagu mingid kindlustusi siin kuskil, mida sa otseselt peaks nagu ümber lükkama hakkama. Eks ju? Piibel ei lähe, et me lähme lammutama kuskil, ma ei tea, vanalinna kindlustusi või midagi taolist. Ta räägib võrdpildina. Nüüd ta räägib võrdpildina, siis alati Jumala sõna selgitab mingil kombel selle lahti, mis selle võrdpildi taga on. Ja ta ütleb, et lõhkuma siis kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Nüüd me näeme siis, ta räägib kindlustustest ja ta ütleb, et need on mõistuse targutused. Mis need kindlustused on? Need on midagi sellist, mis on inimese mõtetes keerlemas. Ja lükkame ümber kõik kõrgistused. Nüüd see on natukene vanem eestikeelne sõna. Ma teen su elu lihtsamaks. See on erinevate ka osalt ka tõlgete ja osalt ka kommentaaride baasil kokku pandud. See räägib ühest uhkest ja ülbest asjast sinu mõtlemises. Või kõik, mis võtab kõrgema positsiooni kui Jumala sõna või Kristus. See on sama kõrgistus. Vahest see võib olla isegi kultuur, milles me oleme üles kasvanud. Aga see tuleb muuta meie mõtlemises. Ehk siis see sama kõrgistus. Ehk siis mingisugune mõttemall. Nüüd tegelikult, kui me rääme, siis need sõnad kõik siis kindlustused, mõistuse targutused ja nagu meie vanem siis tõlge kasutab kõrgistused, räägivad kõik mõtlemisest, olevatest asjadest, mis on sinna kuidagi kujunenud või tekkinud. Ja kasutab sõna kindlus, siis kindlus on millegi jaoks, et midagi nii-öelda takistada siis kas vaenlast sissepoole tulemast ja mingis mõttes ta hoiab ka tegelikult seda inimest sealt sees, et ta ei saa väljapoole minna ka, tema enda turvalisuse pärast küll. Aga me näeme, et ta toob just sellele ka välja, et ja me lükkame ümber kõik siis kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu. Kas sa märkad nüüd, siin on seesama, et kõik need asjad tegelikult on inimeste mõtlemises või üritavad sellisest mõtlemise tulla, et seesama Jumala tunnetus või Jumala tundmine ei saaks temale jõuda. Ja tegelikult see on sageli võti ka tervenemise ja paljude muude asjade puhul on see, et kui see Jumala tundmine jõuab me südamesse, siis nagu oleks asjad muutuvad ja lahendused. Jeesus ütleb, et tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Me näeme see sama printsiip. Järelikult siin ta toob ühe seose, teatud mõttemallid on vaja kõrvaldada. Teatud mõttemallid on vaja muuta. Selleks, et teatud ilmutused võiksid meie südamesse jõuda. Ja siis ta ütleb, et siis võttes vangi iga mõtte, mille Kristuse sõna kuulelikkuse alla. Ehk siis, millest ta räägib? Et me kontrolliksime kõiki oma mõtteid. Mõni mõtleb, et see tundub küll väga kõrgelennuline, aga see on see, mida Piibel õpetab. Millega? Kristuse sõnakuulelikkus ehk siis tegelikult Jumala sõnaga. Jumalale sõnale peab see alistuma. Ja see on see, mille suunas käib üks meie mõtlemise muutumine. Ja see on tegelikult väga oluliselt seotud just ka meie meele muuendamisega ja Jumala sõna üle mõtisklemisega. Amen. Aga ma arvan, et järgmine kord lähen selle teemaga veel edasi.